Venemaa arvas, et juuni oli põrgu. 2026 aasta, seni halvim kuu ja üks Venemaa halvimaid kuid, alates sellest, kui Putin alustas oma sissetungi. Jäi kogu rahvas räsituna ja lööduna. Donbassi vallutamine tundus kaugemal kui kunagi varem. Vene sõdurid surid hulganisti ja suvine pealetung oli muutunud läbikukkumiseks juba enne, kui see tegelikult alanudki oli. Siis saabus juuli. Ja Venemaa sai teada, et olukord võib minna palju hullemaks. Kuu, mis murrab Putini, on just lõppenud. Ja ometi, täielikult oma illusioonides ekseldes, üritab Putin endiselt väita, et kõik läheb plaanipäraselt. Tema fantaasiamaailm on kokku varisenud ja tema on viimane, kes sellest teada saab. 2026 aasta juuni oli Venemaa jaoks täielik õudusunenägu ja selle kuu numbrid kinnitavad seda. Mitte miski ei läinud Putini käsilaste jaoks plaanipäraselt. Kuu lõpuks oli Venemaa kinnisideeline juht kaotanud veel 39 490 oma inimest. See tähistas 2026 aasta esimese poole kõrgeimat kaotuste arvu, kui Venemaa oli juba kaotanud keskmiselt üle 30 000 inimese kuus. Värbamine ei jõudnud järele. Vabatahtlikud liitusid tempoga, mis oli vaid umbes 24 000 inimest kuus, mis tähistas esimest korda pärast sõja algust, kui Ukraina kõrvaldas rohkem sõdureid, kui Venemaa suutis rindele tuua. Ja Donbassis, mille Vladimir Putin on nõudnud vallutada 2026 aasta lõpuks. Venemaa edasiminek oli nii aeglane, et Al Jazeera teatas, et kui Venemaa jätkab samas tempos, kulub Donetski vallutamiseks veel 14 aastat. 39 490 sõdurit sellise edenemiskiiruse juures, vaid 1,03 ruutkilomeetrit päevas, oleks igaühe arvates olnud katastroof. Ja nii see oligi. Aga Venemaa pidi mõtlema, et vähemalt üks helge hetk on see, et asi ei saa ju enam palju hullemaks minna. Ukraina lihaveski peab mingil hetkel ju ometi kokku jooksma. Võib-olla see juhtub, aga see hetk ei saabunud kindlasti mitte juulis. Pärast nii halba kuud, et see oleks pidanud panema Putini näost punaseks, suutis Venemaa juulis end ületada veelgi suuremate kaotustega. 1. augustil teatas Ukraina kindralstaap Telegrammis suure numbri. Venemaa kandis juulis 42 860 kaotust. See pole mitte ainult 2026 aasta senine rekord. See on häbiplekk Putinile suvise pealetungi haripunktis, mis pidi murdma Donetski kindlustuste vöö. See ei juhtu. Venemaa ei jõua isegi lähedalegi. See, mida Putin siin just nägi, on veel üks näide sellest, et tema sissetungi jooksvad kulud on nii kõrged, et Venemaa ei suuda seda enam lihtsalt üleval pidada. 42 860 kaotust juulis tähendab umbes 1382 sõdurit, kes iga päev Ukrainas tapetakse, vigastatakse või võetakse vangi. See lisandub ka 2026 aasta jooksvale kogusummale, mis on nüüdseks jõudnud 238 650-ni. Me ei saa ka eirata fakti, et juuli kaotuste arv on üle 3000 võrra suurem kui juunis. Seda ei saa seletada sellega, et juulis on üks päev rohkem kui juunis. Siin toimub midagi sügavamat. Kuu järel muutub Ukraina surmavamaks ja ohvrid, mida Vene väed peavad tooma, kasvavad aina suuremaks. Numbrid tõestavad seda. Läheme tagasi jaanuarisse. Sel kuul alustas Ukraina oma 2026 aasta kampaaniat võimsalt. Kuu lõpuks oli 31 700 venelast tapetud või muul viisil võitlusest kõrvaldatud. Hea algus aastale, kuid veebruari lõpuks võis Putin arvata, et tal on põhjust rõõmustada. Kaotuste määr langes märkimisväärselt. Venemaa kaotas veebruaris vaid umbes 26 100 sõdurit. Muidugi, see on endiselt üle 1,5 korra rohkem, kui ta kaotas kogu oma 10 aastat kestnud Afganistani sõja jooksul 80-ndatel. Aga see oli algus. See number hakkas vähenema. Siiski võivad paljad numbrid olla petlikud. Veebruaril on 3 päeva vähem kui jaanuaril, mis mängis siin rolli. Veebruari kaotuste määraga 932 sõdurit päevas oleks need 3 lisapäeva kuunäitajat veel peaaegu 2800 venelase võrra suurendanud. See tähendaks, et kuu lõppeks 100 võrra vähem kui 29 000 kaotusega, mis on siiski vähem kui jaanuaris, aga mitte nii suure vahega, et Putin võiks hakata tähistama. Kevadeks tundis Putin end üsna enesekindlalt. Venemaal oli plaanis suur kevad- ja suverünnak. Karm Ukraina talv oli lõpuks läbi ja see tähendas, et Venemaa sai järgmised 6 kuud või rohkem korraldada tugevamaid rünnakuid Ukraina kindlustuste vastu. Ukraina pidi murduma. Putin lihtsalt teadis seda. Aga Venemaa juht eksis. Märtsis tõusid Venemaa kaotused taas 31 960-ni, tunduvalt rohkem kui veebruaris ja veidi rohkem kui juba naeruväärne jaanuarikuu number. Ja sealt edasi numbrid aina kasvasid. Aprillis 32 980, mais 33 760. Juunis lisandus peaaegu 6000 igakuist ohvrit ja juulis veel umbes 3000. Me ei näe siin ühekordseid juhtumeid, see on muster. Kuu järel näeme, kuidas Ukraina muutub surmavamaks. Putin seisab nüüd silmitsi 2026. aastaga,
mis võib väga lihtsalt tähendada, et Venemaa kaotab detsembri lõpuks 500 000 sõdurit. Kui Ukraina suudab järgmise 5 kuu jooksul hoida sama kurnamismäära, mida nägime juulis, kaotab Venemaa veel 214 300 sõdurit. See tähendab, et peaaegu 453 000 elu on Putini Ukraina kinnisidee tõttu raisku läinud ja kokku üle 1,66 miljoni alates sissetungi algusest. Aga pea meeles seda mustrit. Iga kuu, välja arvatud üks aastal 2026, on Ukraina kõrvaldanud rohkem Vene sõdureid kui eelmisel kuul. Venemaa on kaotanud juulis üle 11 000 sõduri, rohkem kui jaanuaris. Kui Ukraina jätkab seda mustrit, pole võimatu, et Venemaa kaotused ulatuvad aasta lõpuks 50 000 sõdurini kuus. See ei oleks juhus. 50 000 kuus on olnud Ukraina plaan algusest peale. Jaanuaris teatas tollane vastne ja nüüdseks endine Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov, et 50 000 sõdurit on maagiline number. Kui Ukraina suudaks selle igakuise eesmärgi saavutada, ei suudaks Venemaa enam oma kaotusi täiendada ilma kahjustava mobilisatsioonita, mis muudaks Putini oma kodumaal sotsiaalselt ja poliitiliselt haavatavaks. Nad käsitlevad inimesi kui ressurssi ja puudujäägid on juba ilmsed, Fedorov ütles tol ajal. Juuli on seda just tõestanud. Ja Putini suur probleem on nüüd see, et tal hakkab otsa saama ainus ressurss, mida tal on vaja, et Ukrainale vastu seista. Olgu, Venemaa sõjaväe juhtkond võib mõelda, et ärme lihtsalt maini Putini ees neid tohutuid kaotuse numbreid. Ta ei pea teadma ja meil pole vaja juhuslikke aknast välja kukkumisi. Selle asemel näitame hoopis neid hämmastavaid edusamme, mida Venemaa juulis nende ohvrite hinnaga saavutas. Nojah, päris nii see pole. Venemaa ühendas oma 2026 aasta seni halvimale kuule nii naeruväärselt aeglase edenemise, et seda oli vaevu võimalik üldse edenemiseks nimetada. Parim, mida Venemaa saab väita, on see, et tal õnnestus juulis vähemalt rohkem territooriumi vallutada kui juunis. Ja nii see oligi. Vaid 0,19 ruutkilomeetrit päevas. See on Sõjauuringute Instituudi ehk ISW andmetel, mis teatab, et Venemaal õnnestus hõivata, mitte infiltreeruda, vaid tegelikult hõivata vaid 37,85 ruutkilomeetrit Ukrainast juulis. Võrdluseks tähendab see, et Venemaa kaotas umbes 1132 sõdurit iga ruutkilomeetri kohta, mille ta juulis Ukrainas täielikult hõivas. See on vähe. See ei ole madalaim, mida Venemaa on 2026 aasta on saavutanud, kuid siiski väga madal. 2025 aasta juulis õnnestus Vene vägedel vallutada 455,74 ruutkilomeetrit. Aasta hiljem pole neil õnnestunud saavutada isegi kümnendikku sellest, hoolimata sellest, et ollakse keset suvist pealetungi, mis pidi tooma Donetski kokkuvarisemise ja Donbassi langemise. Ja see on veel üks punkt. See suur pealetung, millest me kogu aeg räägime. ISW andmetel pole see suutnud saavutada ühtegi operatiivselt olulist edu. Venemaal pole õnnestunud vallutada midagi olulist. Kindlasti pole see löönud kindlusvööndisse suuri auke, mida Putin ootas. Parim, mida nad on suutnud, on infiltraatorite saatmine Konstantinivkasse, kuid tegelikult on nad hõivanud vaid väga väikese osa linnast. Konstantinivka püsib endiselt ning kui Venemaal õnnestubki läbi murda, peavad langema veel 3 veelgi tugevamalt kindlustatud linna selles vööndis. Muide, pidage see linn meeles, me tuleme selle juurde tagasi. Ukraina strateegia muutus on mänginud suurt rolli Venemaa probleemides, mitte ainult juulis, vaid kogu 2026 aasta jooksul. Sihipärased vasturünnakud on viinud selleni, et Ukraina on tagasi vallutanud territooriumi, eriti lõunas. See sunnib Venemaad suunama sõdureid mujale, kes muidu oleksid saadetud Donetski piirkonda. Ukraina droonide ülekaal nii tapatsoonides, mis ulatuvad kilomeetrite kaugusele rindest, kui ka keskmaa rünnakutsoonis, kus droonid hävitavad Vene logistikat, on Ukrainale tohutu eelis ja Venemaale laastav. Venemaa suur probleem praegu on see, et kogu nende kampaania on üles ehitatud positsioonisõjale. ISW sõnul on aga selles konfliktis manööversõda tähtsam kui kunagi varem. Ja enne kui jõuame Putini ja tema illusioonideni, lisame Venemaa juulikuistele kaotustele veel ühe väikese solangu. 3. augustil teatas Kyivan Independent Vene väljaande Mediazone leidudest. Koostöös BBC Vene teenistusega on Mediazone suutnud tuvastada 236 066 venelast, kes on sõja algusest saadik Ukrainas hukkunud. Need arvud jagunevad järgmiselt. 86 600 vabatahtlikku, 26 200 võitlusse värvatud vangi ja 19 000 mobiliseeritud sõdurit. Sellele nimekirjale võib lisada ka ligi 7500 Vene sõjaväeohvitseri. Võib-olla kuulsid sa neid numbreid ja mõtlesid, et need kõlavad veidi kummaliselt. Peaaegu nagu need ei klapiks juba jagatud kaotuste arvudega. Sul on õigus ja sellel on põhjus. Need 236 066 hukkunut on vaid need, keda Mediazone suudab kinnitada.
Väljaanne ütleb, et tegelik arv on märkimisväärselt suurem, kuna nende info pärineb järelehüüjatest, piirkondlikest meediaraportitest, kohalike võimude teadetest ja sugulaste sotsiaalmeediapostitustest. Kui perekonnad, ajakirjandus ja võimud ei räägi sõduri surmast, mis on Venemaal pigem tõenäoline, siis seda ei registreerita ja seda ei saa kinnitada. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ise ütleb, et tegelik arv on palju suurem. 700 000 surnud venelast. Ajal, mil Ukraina on saavutanud suhte, kus iga lahingus langenud Ukraina sõduri kohta langeb 14 venelast. Kui sellele arvule lisada haavatud ja vangi langenud, on lihtne näha, kuidas Ukraina purustab. 2026 aastal igakuiseid kaotuste rekordeid. Ja ikkagi Putin ei paista sellest midagi märkavat. Täiesti vastupidi. Ta väidab, et kõik Ukrainas kulgeb plaani järgi. Tegelikult ei kulge. Ja kohe saate teada, miks Putin on nii hull, et arvab, et Venemaa võidab. Aga enne seda tuletan meelde, et vaatate sõjasaadet. Sellest tuleb veel palju rohkem, nii et kindlasti tellige kanal ja lülitage teavitused sisse, et ei jääks millestki ilma. Viime teid. 26. juuli kohtumisele, kus osalesid Putin ja Vene mereväelased. Putin kaotas sellel kohtumisel ametlikult igasuguse mõistuse. Lisaks väitis Putin, et Venemaa ei ole Ukrainas mingit agressiooni toime pannud ning et Venemaad sunniti alustama oma niinimetatud erioperatsiooni Lääne ja Kiievi režiimi tõttu. Putin praalis ja raevutses, kuidas Ukraina langeb ja see oli alles algus. Muide, ma olen kindel, et varem või hiljem kaotab Ukraina need läänepoolsed alad ja mis kunagi kuulus Poolale, Ungarile, Rumeeniale, läheb samuti tagasi. Varem või hiljem, võib-olla mitte homme, mitte ülehomme, aasta või 2 pärast, 10 või 15 aasta pärast, aga kõik loksub ajalooliselt paika, kuulutas Venemaa juht. Putin, palun, sul on õnne, kui sul 10 või 15 aasta pärastki Donetsk alles on, rääkimata Poolast või Rumeeniast. Putin väidab, et Ukrainas kulgeb kõik plaanipäraselt, kuigi tegelikult see nii ei ole, sest mingit tegelikku agressiooni pole. Välja arvatud see, et on küll, ja selles on süüdi Lääs. Ja Kiievi režiim ja oota korraks, mul hakkab pea ringi käima. See, mida me Putini puhul siin näeme, on täielik enesepettus. Mitte miski ei lähe plaanipäraselt, aga Putin käitub, nagu kõik oleks korras. Ja veelgi enam, on ees ootamas. Ainus küsimus, mida me praegu küsida saame, on see, kuidas Putin saab teha selliseid väiteid 4,5 aastat kestnud sõja järel, mis on Venemaale nii palju maksma läinud, ning pärast riigi kõige hullemat kuud, 2026 aastal. Vastus on lihtne. Putin võib tõepoolest arvata, et Venemaa võidab, sest tema kindralid valetavad talle näkku, et tõde tema eest varjata. See on ISTV andmetel ja laseme siin mõttekeskusel ise rääkida. Vene põhjarühmitus ja kõrge sõjaväeline juhtkond valetavad tõenäoliselt Kremlile Venemaa saavutuste ulatuse kohta Põhja-Ukrainas. Selleks, et toetada narratiivi, nagu Vene väed liiguksid aktiivselt edasi kogu sõjateatris, sealhulgas rindelõigus, mis on olnud peaaegu 2 aastat suuresti paigal. ISTV teatas sellest oma 31. juuli hinnangus Venemaa pealetungi kohta. See, mida me seal näeme, on tõenäoliselt mikrokosmos sellest, mis on toimunud alates hetkest, kui Putin alustas oma sissetungi. See on mees, kes ümbritseb end pugejate ja lipitsejatega. Ta ei peaks üllatuma, et keegi neist ei räägi talle tõtt ja kasutab selle asemel kunstlikult loodud kaadreid ning muid võltsitud infovahendeid, et jätta mulje, nagu Venemaal läheks palju paremini, kui tegelikult on. ISW toob süüdlasteks välja Venemaa põhjakomandörid. Oleme näinud, kuidas seda valet kasutatakse Putini mõjutamiseks Donbassis. Juuli keskpaigas väitis Venemaa, et on vallutanud Konstantinivka. Võite seda linna mäletada. Kui Venemaad uskuda, on Konstantinivka okupeeritud ja nad saavad liikuda edasi ülejäänud kindlusvööndile. See on kõik vale. Linn on endiselt lahinguväli ja tõenäoliselt jääb see nii vähemalt aasta lõpuni. Parim, mida Venemaa on suutnud, on infiltreerumine, kus nad saadavad väikeseid 2- või 3-liikmelisi üksusi, et need läheksid ja peidaksid end Ukraina eest. Need infiltraatorid on peaaegu kogu Konstantinivkas kohal. See näib tõsi olevat. Aga infiltreerumine ei ole okupatsioon, mitte mingil juhul. Hajutatud ja isoleeritud infiltraatorite üksused ei suuda palju teha, kui nad oma peidukohtadesse jõuavad. Nad on seal, et oodata toetust või saada Ukraina otsingu- ja hävitusüksuste poolt tapetud. Tavaliselt juhtub viimane. Kui see kõik on plaani järgi, nagu Putin väidab, siis on see plaan naeruväärne. Põhjus, miks Venemaa edasitung on nii aeglane ja verine, seisneb selles, et infiltreerimisstrateegia muudab Vene sõdurid haavatavaks, nii droonidest kubisevates tapatsoondes liikudes kui ka sihtkohta jõudes. Putin aktsepteerib kaotusi kas seetõttu, et ta tegelikult ei tea neist, või usub, et ohvrid on seda väärt, kuna Venemaa teeb kiiret edusamme. Ainult, et see edasiminek on võlts. Venemaa juht, kes on isoleeritud neist, kes võiksid talle tõtt rääkida, on nüüd tasakaalust väljas ja oma luuludesse eksinud, mis muudab temaga läbirääkimised võimatuks. Ja see viib teda lähemale. 500 000 sõduri mobiliseerimisele, sest arvab, et just nemad annavad Venemaale viimase tõuke sõja võitmiseks, hoolimata sellest, et Donetski langemine pole endiselt lähedalgi. Putin on mõistuse kaotanud ja parafraseerides Stanley't sarjast Kontor, aitab Ukraina tal selle kindlasti üles leida. Tegelikkus, mis summutab Putini illusioone, on see, et juulikuu on Venemaa murdnud. Putin ei ole tugev juht.
Ta on mees, kes pole kunagi varem olnud nii lõksus kui praegu. Kinni oma impeeriumi obsessioonis ja hoolimatus eskaleerimises, mis ongi Venemaa sellesse ohvriterohkesse tupikusse viinud. Le Monde ütleb, et Venemaad hoiab nüüd pantvangis putinism ja see on täiesti täpne. Ainus, mida Putin on saavutanud alates 2022 aasta veebruarist, on Venemaa täielik isoleerimine läänemaailmast ja omaenda rahva majanduse hävitamine ja geopoliitilise mõju kaotus. Nagu sõjaline erioperatsioon tõestab neile, kes kunagi Venemaale kaitseks lootma jäid, ei ole Venemaa sugugi nii tugev, nagu ta väidab. Putin on kinnisideega mees. Ta ei suuda mõista Venemaa versiooni, mis peab eksisteerima. 1991 aastal Nõukogude Liidu lagunemisel tõmmatud piirides. Nii on ta loonud fantaasiamaailma, kus Putin on kuningas ja juhib Venemaad kõigi nende maade tagasivõitmisele, mis Venemaalt ära võeti. Ainult, et mitte miski sellest pole päris. Päris on see, et juulis sai surma, vigastada või langes vangi. 42 860 venelast. Reaalsus on üle 1,4 miljoni inimese ja see arv aina kasvab, kelle elu on Putini tõttu hävitatud. Kõik selle sõja pärast, mis kestab edasi ja millel näib puuduvat lõpp. Putin on mees, kes on ideoloogiast ja omaenda moonutatud ajalookäsitlusest kinnisideeliselt haaratud. Võib-olla näeb ta juulis toimunud võimalusena, et tema pärandit tähistataks. Need ohvrid jäävad ajalukku, sarnaselt Nõukogude ohvritega Teise maailmasõja ajal ja saavad osaks Vene mütoloogiast. Jällegi, see kõik on Putini fantaasias ja Venemaa juht eelistab neid illusioone, sest tegelikkus on see, et Ukraina on tugev ja muutub aina tugevamaks. Meie meeskonnad mõistavad, et praegu on meil võimaluste aken. Ukraina on muutunud tugevamaks nii lahinguväljal kui ka õhus ning kõik näevad vastavaid tulemusi, kuulutas Zelenski 9. juulil. Temaga on raske vaielda. Ja kui Ukraina muutub veelgi tugevamaks, tuleb selle strateegia geenius selgelt esile. Ukrainal ei ole vaja Venemaad võita. Ei ole vaja suruda Putini vägesid nii kaugele tagasi, et nad jõuaksid teisele poole piiri. Ukraina lähenemine põhineb kurnamisel. Muuta sõja hind nii suureks, et keegi Venemaal, isegi mitte eksituses elav Putin, ei suudaks seda enam ignoreerida. Jaanuaris Fedorovi poolt Ukrainale seatud 50 000 kuine eesmärk tundub nüüd saavutatavam kui kunagi varem. Venemaa kaotab iga vallutatud ruutkilomeetri kohta sadu, isegi tuhandeid sõdureid. Nii Ukraina võidabki põhjustada nii palju surma, et Venemaa ei suuda enam jätkata. Juuli oli Venemaa jaoks katastroof ning kuigi Putin elab edasi oma väikeses mullis, budissedes, et kõik läheb plaani järgi, neil vähestel kordadel, kui ta oma punkrist välja ilmub, Vene rahvas näeb oma riigi kokkuvarisemist tulemas. Nüüd ootame augusti lõpuni. On peaaegu vältimatu, et räägime teile veel ühest purustatud rekordist. Ja kui Putin arvas, et kõrgetasemelised sõjalised ümberkorraldused Ukrainas võiksid Venemaale mingit hingetõmbeaega anda, siis ta eksib rängalt. Oleksandr Sõrski võib küll olla Ukraina relvajõudude ülemjuhataja kohalt lahkunud, kuid Mihhailo Drapatši on ametis ja ta on nii suur õudusunenägu, et võib-olla suudab ta lõhkuda selle fantaasiamulli, mille Putin on endale loonud. Saate teada miks, vaadates meie videot. Aga enne seda, ärge unustage tellida sõjasaadet, et näha rohkem meie ülevaateid Ukraina sõja viimaste arengute kohta. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!